On 18. august ning oleme Läänemaal puhkamas. Sõprade suvekodu asub Läänemere kaldal ning meid kutsutakse võrkudega kalastama. Kuigi meri on üllatavalt vaikne, paneme ohutuse tagamiseks päästevestid selga. Sõuame väikese aerupaadiga rannikust eemale, võrke merre viima. Oigüga kinnitatud hobuseraud soosivad head kalaõnne. Nagu teistegi vanarahva tarkustega, mõnikord see töötab, teinekord aga mitte. Fossiilide leidmine on imelihtne. Neid on siin rannas ohtralt. Võrgud jäävad suveööks merre. Järgmisel hommikul on meri sile nagu peegel. Tundub, et kõht täna küll tühjaks ei jää. Mandrile jõudes tuleb kalad kõigepealt võrgust kätte saada. Saagiks tuli säinast, ahvenat, rõksu ning tundub, et ka üks heeringas. Saagi hulgas aga üks väike latikas. Latikas suudab kaua veest väljas õhku hingata. Ahven on ilusa välimusega röövkala. Saba ja kõhuimed on tal erepunased. Ahven on ära tunta ka uhke seljauime tõttu. Kalade söömiseks eemaldame sisikonna. Enamik kaladel on elund, mida kutsutakse ujupõieks. Ujupõis aitab kaladel sügavamale laskuda või pinnale tõusta. Roogime soomused ning lõikame uimed ja pea. Kalade praadimiseks või suitsutamiseks soolatakse nad eelnevalt. Suitsutusahju tehakse kadakatest lõke. Kadakasuits suunatakse suitsutuskasti, kuhu lisatakse kalad, mis jäetakse sinna mõneks tunniks. Ning lõpuks saabki sooja suitsukala meil.